Olen Made Karmen Hiiesalu, ehitusregistri peaspetsialist ja räägin teile täna ehitusregistris toimunud uutest muudatustest, mis on väga olulised seoses energiamärgise koostamisega ja põgusalt siis näitan ka rajatiste blanketi uuenemise vormi, mis sai alguse tegelikkuses juba pea kuu aega tagasi, aga nüüd eelmisel nädalal väikese täienduse veel sai ja muutus natukene mugavamaks, et kes juba rajatisi on sisestanud, siis väga häiriv on mul rääkida, kui ma kuulen lahtiseid mikrofone. Palun pange mikrofonid kinni. Hakkan jagama oma ekraani, näitan ehitusregistrit, teil täidetud blankette ja kui teil on küsimusi, siis palun esitage need chati kaudu. Ma tõenäoliselt teie käemärke ei näe ja teid on täna üsna palju ka siin kuulamas, nii et täna ma ei luba teil ka häälega sisse küsida. Nii et palun oma küsimused, mis teil tekivad, esitada chati kaudu ja me vaatame need pärast koos üle. Kui mõni küsimus jääb vastamata, siis me leiame selle hiljem vastuse ja lisame juhendite rubriiki selle ülevaate. Jagan siis ekraani, kus on ehitusregister. Võtsin juba lahti ehitusregistri lehe. Ma oma pilgu suunan nüüd teie vaateväljast ära teisele ekraanile ja räägin ehitusregistrist. Ma juhin tähelepanu siin üleval olevatest bänneritest. Kui te need sulgete, siin on oluline info ja kui te need riskist kinni panete, siis see info teile tagasi enam ei ilmu. Võimaluse korral, kui teid vähegi mitte ei häiri need bännerid, ärge pange neid enda vaateväljast kinni. Siin me jagame olulist infot, kas mõne rakenduse puudulikkuse suhtes, et on midagi paranduses või siis ka koolitused ja kus kohas asuvad üldse juhendid meile keskkonna kohta. Et siin on väga oluline info ja mina neid ka enda silma eest kinni ei pane, sest ka minu jaoks on need olulised. Ma olen praegu sisse loginud Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi alt. Me küll liikusime ehitusregistriga üle Kliimaministeeriumisse, aga ka üle liigume veel 1. jaanuarist 2025 Maa- ja Ruumiametisse, siis see väike üleminek siin ehitusregistris, et toimetame MKM-i alt veel jääb vahele, et liigume siis uuesti kohe ühe hüppega MKM-ist Maa- ja Ruumiametisse ja näen siin ka iseenda nime, et olen Made Karmen Hiiesalu. Kus te leiate üldse juhendid, on juhendid ja rakenduse kasutusjuhendid ja miks ma siia esialgu teie pilgud suunan, sest nüüd ka need viimased uuendused, mis tehti eelmisel nädalal, nendele vastavaks on viidud ka taotluste sisestamise juhendid ja samamoodi energiamärgiste koostamise juhend nii KETKi kui ETA energiamärgise koostamise juhendid on rakenduse kasutusjuhendite lehelt leitavad. Palun teil kindlasti neid vaadata, kes sisestavad taotlusi, kes koostavad energiamärgiseid, teile on see väga oluline info. Ja lähen tagasi uuesti avalehele ja ma avan ühe eeltäidetud taotluse, mida me hakkame siis koos vaatama teiega. Ma natukene spikerdan siin taotluse numbri, kuhu ma sisestan taotluse numbri, otsin dokumendi numbri järgi ja kopeerin selle siia ja otsin. Ja ma näen, et taotlus on juba koostamisel ja siin on siis peal 2 ehitusregistri koodi ja vaatame, mis need on ja vaatame, mis on teie jaoks olulised. Üks on büroohoone ja teine rajatis ja ma alustan tegelikult teile rajatise näitamist, sellepärast, et see võtab vähem aega, see on natukene lihtsam. Ja rajatise puhul, mis teile küsimusi tekitab, praegu veel on peamine kasutusotstarve. On esimene rida, siin on küll sees valin või kirjutan, aga rida on hall ja siia sisse tegelikkuses ise midagi kirjutada ega valida ei saa, vaid see rida täitub automaatselt.
aga rajatise liigi olen ma siia praegu juba ise valinud rippmenüüst vastavalt sellele, mis tegelikkuses on vaja, vastavalt sellele teie selle valite. Minu näite puhul praegu on ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustik. Tegemist on siis loakohustusliku tegevusega ja ma kerin allapoole ja näitan nüüd seda kohta, mis on uus juba pea kuu aega, on elemendi üldandmed. Elemendi üldandmed me leiame kehandi kaardi alt, et vaadake nüüd, et see ka kehand ja kuju nüüd on eristunud. Kui on tegemist hoonetega, siis on endiselt kujukaardiga tegemist ja kui on tegemist rajatistega, siis on tegemist kehandiga ja täita tuleb siis kehandi andmed. Ma ei ole siia hetkel ühtegi trassi peale joonistanud, aga ma kiiresti joonistan ka ühe trassi siia peale, et te näeksite ära, kuidas või tuletaksite meelde, kuidas käsitsi trassi joonistamine siis kaardi peale käib ja selleks on tööriistanupud vasakus servas. Võtan joone joonistamise objekti ja täiesti umbes teen ühe e-trassi siia. Ja selleks, et kaardi peal salvestamine ka toimuks, pean vajutama vasakus servas salvestamise nuppu ja siit omakorda salvestan muudatused teksti. Nüüd toimus kaardi peal salvestumine, näete, koordinaadid ilusti tabelisse tekkisid. Kerin natukene allapoole seda lehte. Näen, et aadress on esialgu lisamata, sulgudes on lisamata, aga nüüd ma leian siit elemendi üldandmed ja ka kasutamise otstarve. Ja siia ma jällegi saan valida rippmenüüst ja mina kasutan alati seda meetodit, et ma hakkan tippima siia sisse teksti. Ja mul oli vesi, vee, ma otsin nüüd midagi siit veega, mis meile sobib. Kirjutasin vee ja ma otsin veega. Tahtsin ju saada siia torustikku ja ma panen siia külma vee torustikku näiteks. Ja nüüd ma salvestan kehandi andmed, vajutan seda rohelist nuppu, salvestan kehandi andmed. Näete, ka aadressi juurest kadus ära sulgudes lisamata aadress salvestus ilusti. Ja nüüd, kui ma kerin seda lehte ülesse poole, siis ma näen, et peamine kasutusotstarve täitus siia ilusti ära. Et seda nüüd siis ise käsitsi enam valida ei saa ja nii ta on nüüd mugandatud see leht, mis puudutab rajatisi. See siis käib ainult rajatiste kohta. Hoonete puhul on taotluse blankett endiselt selline visuaalis, nagu ta varasemalt oli ja kasutamise otstarve on endiselt sama koha peal. Ja nüüd ma kohe liigungi hoone peale, et rajatiste peal ma rohkem ei peatu. Me oleme näidisel kasutanud siin täna meie ministeeriumi ühishoonet ja see on büroohoone ja hoone liik ma peaksin siit juba valima siis, et see on mitte eluhoone. Ja salvestan alati andmeid, kui ma ehitusregistris midagi täidan ja taotlust siis salvestan nii oluline. Tihti kipub see ununema. Siin ma näen, et kasutamise otstarve on endiselt sama koha peal, siin on büroohoone ja kui ma sooviksin siia veel teise kasutamise otstarve juurde panna, siis on siin valin või kirjutan rida ja samamoodi avaneb rippmenüü ja siit saan rippmenüüst valida teistsuguse kasutamise otstarve. Näiteks on seda vaja sellisel juhul, kui büroohoones asuvad ka elamupinnad. Neid esineb või kaubanduspinnad näiteks on veel lisaks, et vastavalt sellele, mis teil on siis vaja, tuleb kasutusotstarvet täita ja nii palju neid kasutusotstarveid siia lisada, kui neid vaja peab olema. Ma kerin allapoole. Mul on siin ette täidetud kõik need andmed, sest tegemist on tegelikult olemasoleva hoonega juba. Ja nüüd ma näen, et siin on väga palju andmevälju, mida ma praegu muutma ei hakka. Need on informatiivsed teie jaoks ka praegu, aga kuhu ma juhin teie tähelepanu. Kerin allapoole ja kui ma nüüd peaksin valima soojusvarustuse liigi,
siis varasemalt on siin olnud kaugküte, aga nüüd üldandmete, ehitise tehniliste näitajate üldandmetes ma enam seda valida ei saa, soojusvarustuse liiki. Ja see kehtib nii hoonete puhul ehk siis elamute puhul kui ka mitteelamute puhul. Igal pool on see samamoodi ja võimalusel siis jätke see tühjaks ja kui te ei saa tühjaks jätta, siis valige puudub sisse, et siin on 2 need varianti ja see koht, kuhu siis see tegelikkuses tuleb kirjutada, kuhu see lahter on viidud, on hooneosade nimekirjas hooneosade andmetes. Näitan ka seda kohta ja siin ülejäänud tuleb siis täita sarnaselt varasemaga. Kui te märkate oma taotluse peal midagi rida, mis on kehtetu alates mai lõpu seisuga, siis kõik need read tuleb parandada ja uuendada ära, et kõik, mis on kehtetu, kustutage palun välja ja valige uued variandid rippmenüüdes sisse. Et kui te need rippmenüüd avate, siis te näete, et need on täienenud. Siin on igasuguseid uusi, isegi kondensatsioonipatelma, sellist ennem ei olnud. Ja soojaveeboiler näiteks ja väljatõmbed õhusoojuspump, et siin on nüüd väga palju täienenud nimekirju ja igal pool siis on neid täienenud, et vaadake kõik igal pool, kus teie näete oma taotluse peal neid ridu, kas te hakkate nullist peale taotlust koostama või on pooleli olev taotlus ja kehtetud kindlasti siis tuleb välja kustutada, ka siis, kui see on taotluse täiendamisele saadetud ja taotluse alustamine toimus varasemalt, kui oli ehitusregister, see viimane versioon nüüd ja uuendus ei olnud veel tulnud peale. Ka nüüd täiendamisel olevad taotlused tuleb ära parandada. Vastavalt siis sellele, mis kehtivad praegu ja kuskohast need kehtivad andmed siis tulevad, et me räägime küll, et andmeväljad on uuenenud ja kõik tuleb uuesti sisestada ja teistmoodi natuke, siis alus sellest sai määrusest, et määrus uuenes ja näitan siia lahti tehtud ka ehituse tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused. Et määrus iseenesest on küll 2015. aastast juba, aga 2024 maikuu seisuga mai keskel see määrus uuenes ja siia siis neid andmete loetelusid lisandus ja täpsustusid. Kellel on väga täpselt neid vaja ja kindlasti teil on vaja seda, siis tutvuge selle määrusega ja vaadake, missugused on määruse nõuded ja missuguseid andmeid peab ehitusregistrist andmeväljadele sisestama. Lähen tagasi ehitusregistri lehele ja ma praegu siin selles andmeväljas midagi täitma ei hakkagi, aga siiski, et ma saaksin rohkem näidata teile, siis ma midagi siin näiteks, mida ma lihtsalt linnutan neid ja täpselt nii palju, kui on tegelikkuses teil vaja, siis neid linnutusi ette kirjutagegi. Ma teen täiesti umbes, et ärge hakake kommenteerima palun seda, et ma teen valesti siin, et need on näited, mis ma praegu teen, et ma seda taotlust kindlasti ei esita kuhugi. Ja täpselt siis nii mitu saab siia lahtrisse valida, kui teil neid vaja peaks olema. Ja ma näitan nüüd järgmist kohta, mis on hooneosade nimekiri, siis siin kujukaardi all, näete, nüüd on ikkagi kujukaart siin, mitte kujund või kehand, mis oli rajatise puhul, nüüd on endiselt kujukaardiga tegemist. Ja me näeme, et siin on hooneosade nimekiri, korter, äripind või muu võib see olla ja tegemist on siin hoones siis mitte eluruumidega, tehnopinnaga ja üldkasutatava pinnaga. Kui teil on tegemist elukondliku hoonega, siis on eluruumid siin ka sees. Kui on tegemist üksikmajapidamisega, siis on üks eluruum. Kui on tegemist kortermajaga, siis on mitu eluruumi vastavalt korterite arvule. Uuendusega seoses lisandusid automaatselt tehnopinnad ja üldkasutatavad pinnad nendele taotlustele, mis on käimasolevad. Kui te alustate täna nullist taotluse koostamist, tuleb tehnopinnad ja üldkasutatavad pinnad luua siia
hooneosade nimekirja. Samamoodi nagu varasemalt käis eluruumide andmete sisestamine, siis nüüd tuleb mitteeluruumid, tehnopinnad, üldkasutatavad pinnad samamoodi lisada hooneosade nimekirja. Juhul, kui teil on täiendamisel olev taotlus, siis need read on siia vahepeal automaatse paranduskandega tekkinud, kuid teie peate sisestama andmeväljad, mis on praegusel seisul juhul kõik tühjad. Selleks te liigute siia rea lõppu, kus on pliiatsid ja te avate need read pliiatsiridadega ja vaatame siis, mis me siia tegema peame. Avame näiteks tehnopinna pliiatsist. Kõige lihtsam teada saada, mida üldse siia tabelisse nüüd kirja peab panema või täiendama, on esialgu kohe vajutada salvestusnuppu ja salvestusnuppu vajutades tulevad esile punased read, mis nii-öelda on veateated tegelikult, aga ma tean nüüd, et mina saan hakata täitma neid ridu, mis on punased ja punasega esile tõstetud. See tabel on siis nüüd ka uuenenud, uue versiooniga on tehtud selgemaks ja siit te nüüd leiate väga täpsed andmed, mida te üldandmetes hoone kohta käivates enam ei leidnud. Näiteks siis oli see soojusvarustuse liik oli üks, mis tekitab küsimusi, et kas jätta nüüd tühjaks või puuduvaks, et kuidas see saab siis nüüd olla puudub, kui tegelikult majas on. Aga kõik siis need andmed, mida ei saa seal eespool kompleksselt käsitleda hooneosade nimekirjas. Ja miks seda siis on vaja nüüd nii täpselt, ongi see, et kõik koondub energiamärgise peale, kes hakkab pärast hiljem energiamärgist sisestama, siis need andmed, mida siia täidetakse, kanduvad üle energiamärgise blanketile. Ma sisestan ära siia sissepääsutoruse, mis tavaliselt on üks, aga vaadake, teil ei pruugi see nii olla alati. Ja köetav pind siis tuleb sisestada samamoodi tehnopinnal. Kui köetavat pinda tehnopinnal ei ole, seda võib ju ka juhtuda, et tehnopinda ei köeta, siis saate sisestada väärtuse 0, aga see tuleb kindlasti üle kirjutada. Et siin on küll automaatselt hallina näha, et 0, aga see tuleb üle kirjutada igal juhul. Veel on oluline koht toa temperatuuriga pind, aga tegelikult minu näites oli tehnopinnal ka võis olla köetavat pinda. Ma kerin siit taustal oma taotlust natukene, et ma saaksin spikerdada. Ma ei saa seda hooneosa tabelit väiksemaks teha oma ekraanil, ma ei saa seda nihutada siit eest ära, ta ei liigu, aga ma saan spikerdamiseks kerida taustal olevat taotlust. Ja ma vaatan tehnopinna ruutmeetri võib küll 1404,6 ja mina tean, et minu hoones, mida mina praegu näites kasutan, siis seda tehnoruumiga köetakse. Ehk siis ma kirjutan tegelikult siia ikkagi väärtuse 1404,6. Toa temperatuuriga pinna ma võin jätta 0 ka, sest kui ta on madalama temperatuuriga tehnoruum, siis see ei võrdu sellesama 1404,6 väärtusega. Aga teie taotluste puhul võib see olla teisiti. Kui te sisestate eluruumi andmeid, siis kindlasti toa temperatuuriga pind ei saa olla 0. Tehnoruumidel mitte üldkasutatavatel pindadel ta võib olla 0 ja ka köetav pind võib olla teinekord 0, sest ka keldreid, trepikodasid näiteks kortermajades tihti ei köeta, et võivad olla ilma kütmata. Need on olulised siia sisestada, sest ilma selle köetava pinna sisestamiseta ei saa energiamärgise koostaja energiamärgist koostama hakata. Edasi ma vaatan tehnosüsteemid ja mul on tulnud siia ka siis rida veateateid ehk siis punasega esile tõstetud, mis on veel vaja sisestada.
ja mul on siia tulnud elektrisüsteem on täitmata, jahutussüsteem on täitmata, majapidamisgaas on täitmata, ventilatsioonisüsteem on täitmata ja ma asun neid täitma siis siin alumises hallis plokis ja kui nad on puuduvad, siin praegu antud näite puhul kaugküte, soojus, kaugküte on eeltäidetud ja mina loen selle õigeks väärtuseks, ma selles midagi ei muuda, kuid kui ma peaksin muutma, ma saaksin seda teha plussrea peal. Aga praegu ma ei tee seda, kuid siiski vaadake, ma pean ennem valima siit kaugkütteliigi vastavalt sellele, missugune küte on küttesüsteemil. Siin on väga palju uuenenud uusi variante, täpsustunud, mida ennem varasemalt vaja valida üldse ei saanud. Nüüd on neid siin väga täpselt võimalik sisestada ja vaadake siis, mis siin on võimalik veel. Ma panen korraks veel kaugkütte siia, vaata, mis mul siia veel tuleb. Et soojus kaugkütte, soojus tõhus kaugkütte. Et kui teil nüüd tekitab küsimusi, mis see tõhus kaugkütte on, te peate väga veendunud teadma, mis asi on tõhus kaugkütte enne, kui te seda valikut tegema hakkate. Kui te seda ei tea, siis valige kindlasti lihtsalt kaugkütte. Tõhus kaugkütte tähendab, et katlamaja kasutab taastuvenergiat ja seal peavad olema protsentuaalselt siis välja toodud ka, et siin meie seda isegi ei selgita. Aga ma ei lisa siia praegu midagi ja kui selles ruumis või hoone osas midagi puudub, elektrisüsteem, näiteks jahutussüsteem, siis märkige lihtsalt siia linnakene puuduva ette ja ülejäänud plussist saab täita, missugused väärtused saab siia lisada. Kõige halvem on alati valida muu, et muu soovib alati täpsustamist saada ja kui on ikkagi olemas valida vaste, siis valige vastav vaste, mis on siia välja toodud, elekter, fossiilkütusel küll. Ja linnukene roheline hetk künnituks valik. Saab ka ära kustutada, kui valesti läks, selleks on prügikasti nupud. Jahutussüsteem, nii vaatame majapidamisgaasi või mul läksid juba punased veateated ära, ma ei peagi rohkem sisestama midagi, aga teie vaadake üle, kui teil on majapidamisgaasi vaja sisestada, siis te teete selle ka ja siin on siis balloonigaasi valik ja võrgugaasi valik. Et saab nüüd eristada, varasemalt seda eristust ei olnud, oli ainult gaasi valik. Ja kui kellelgi oli balloonigaasiga katlaseade, kas korteris eraldiseisvad, siis seda ei saanudki nii täpselt valida, et sai ainult kas puudub või olemas märkida, aga nüüd nad on kõik siin täpsustunud. Ja siin antud juhul näitas seda valima ei hakkagi. Ja vaatan siis veevarustust ja kanalisatsiooni ka, vaatame, mis me siia saame panna, et ka tihti on nüüd küsima hakatud, kui on tegemist tehnoruumiga, et mida ma sisestan veevarustuse ja kanalisatsiooni üle, et kas siis, kui tehnoruumist on torud lihtsalt lähevad läbi, et kas siis tuleb ka veevarustus ja kanalisatsioon sinna märkida või mitte, et siiski, kui seal ei ole kraanikaussi ja äravoolu ja et kus seda kasutatakse, siis võib küll sinna märkida puuduvat. Kanalisatsioonilisi samamoodi. Vaatame, kas salvestamine õnnestub või tõuseb veel midagi. Ikkagi majapidamisgaas on täitmata ja ventilatsioonisüsteem on täitmata, ei lase midagi täitmata jätta. Et vastavalt sellele siis teie proovige ka kogu aeg salvestusnuppu vajutada ja kohe, kui on veateated ees, siis järelikult tuleb veel midagi valida. Aga ma ei valigi siia majapidamisgaasi, ma jätan sellega hoopis puuduvaks või märgime puudub linnukese. Ja ventilatsioonisüsteem tehnoruumis siiski on. Paneme siia plussist, vaatame ventilatsioonisüsteemi liigiks ka midagi. Ja siin on siis ka
laienenud mehaaniline väljatõmme, mehaaniline sissepuhe ja väljatõmme, mehaaniline väljatõmme soojustagastusega ja need on sellised väga kasutatakse juba, kui neid on juba mitu aastat tõenäoliselt kasutuses olnud, aga ehitusregistris nii suurt täiendust valikut ei olnud eelnevalt, et nüüd saab siia ilusti valida neid väga täpselt. Ja meeldetuletuseks siis uuesti, et kõik need väärtused, mida siis sisestatakse, on olulised selleks, et koostada energiamärgist. Ma proovin nüüd salvestada, vaatan, kas tabel läheb eest ära. No nii, tabel läks eest kinni ja see tähendab, et kõik salvestusid ja vaatan, et mis ma siia, kas ma näen midagi siin ka ja näen, et see rida on siis muudetud ja ülejäänud read jäid taotlusega sidumata, et nendel ridadel ma veel ei ole midagi teinud. Teie vaadake ka alati, siin on sõiduklahv, kui te vaatate eluruumi andmete zooneosade nimekirjast eluruumi andmeid, siis kui te midagi muudate, kas ühes korteris või mitmes korteris, siis siin all on sõiduklahv. Ja kui te sõidate selle sõiduklahviga lõpuni välja, siis te näete, milline rida on taotlusega seotud ja milline on sidumata. Vastavalt sellele vaatab ka tegelikult kohalik omavalitsus selliseid taotlusi, mis sisaldavad näiteks ühe suure hoone, ühe korteri muudatust, kas paigaldataksegi soojuspumpasid või kaminad näiteks või tehakse ühes korteris seintel. Seini võetakse maha, muudetakse tubade arvu ja suuremahulist remonti tehakse, siis siin selles samas nimekirjas tuleb korteri andmeid muuta, eluruumi andmeid ja siin siis jääbki ta taotlusega seotuks. Loomulikult sellisel juhul, kus tehakse ühes korteris muudatusi, siis teiste korterite andmeid ei muudeta ja need tuleb jätta taotlusega sidumata. Mis nüüd küll on praegu veel, täna-eile ka tulid kõnede peale, et kui olid ühe korteri muudatused ja taotlus tuli tagasi täiendamiseks, seal tuli teha teatud muudatusi ja parandusi, siis juba lisandusidki mitte eluruumi ehk siis üldkasutatava pinna ja tehnopinna read. Ja nüüd on siis see taotleja probleemi ees, et ta peab sisestama ka tehnopinna üldkasutatavate pinna taustaandmed, nagu ma just teile näitasin. Kui ta neid ei tea, ta peaks konsulteerima oma ühistuga, paluma appi võib-olla ka ühistust kellegi, aga tõenäoliselt peaks teadma see taotleja, kes täidab ühe korteri andmeid või parandab ühe korteri andmeid, ka oma maja tehnoruumi ja üldkasutatavate pindade, kus ta läbi käib ja tihti on lugu, et üldkasutatav pind siis on koridor ja kelder, et kas neid köetakse või ei köeta. Ja tehnopinnaks ta võib-olla on küttesõlme ruum või midagi sellist, et seda ka üldjuhul ikkagi teavad kogu maja elanikud, et missugused küttesüsteemid või kas sinna läheb vesi ja kanalisatsioon eraldi, et siin ei tohiks olla midagi keerulist ja raskust nõudev, et neid andmeid ka täita. Nii, kust me liigume edasi? Ma põgusalt näitan veel ära kuju ja kehandi muutmise, sest hästi palju küsimusi on tulnud telefoni teel just, kui on vaja muudatusi teha hoone kujudega. Kõige lihtsam seda teha on muidugi, kui te laete üles faili koordinaatidega ja faili üleslaadimine siin all on selline pilvenupp noolega. Kui teil on hoone muudatused, ümberehitamised, juurdeehitused, siis moodustage võimalusel alati koordinaatide failid, kas siis CSV formaadis või tekstifailina. Ja need juhendid, kuidas neid vormistada, on ka olemas meie kodulehel rakenduse kasutusjuhendite all. Ma ise olen väga hakanud kasutama tekstifaili formaati, kui ma laen koordinaate failist üles.
kuid põhimõtteliselt oskan ma telefoni teel ka abistada, kui CSV failis on vead ja ära tuvastada need vead. Kui koordinaadid ei lae üles, siis on viga koordinaadi failis, mitte HITS registris. Ja seda on kõige lihtsam just niimoodi tuvastadagi, et kui on koordinaadid, mida laetakse failiga, siis meil on juba kindlad kontrollküsimused, kuidas need ära tuvastame failis olevad vead. Ehk siis alati 2 koma kohta, koma on punkt ja ühtegi üleliigset ühikut ei tohi olla tekstifaili puhul. CSV formaadis peavad olema XY koordinaadid ühes tulbas, ehk siis kõrvuti ühes tulbas. Mingeid järjekorranumbreid seal ees olla ei tohi. Need on juba vead, need tuleb eemaldada. Kuidas tekivad järjekorranumbrid sinna CSV failile ette, on tihti see, kui AutoCADis loetakse neid koordinaate CSV faile, aga siis tuleb natukene lihtsalt töödelda neid faile pärast ja eemaldada üleliigsed read ja veerud. Kuidas kaardi peal on mugav seda kuju muuta, on see, et ma lähen vasakus servas, on üks nupuke, kus nool läheb joone vastu, muudan objekti ja mul see objekt läheb täpiliseks. Ja kui ma siia keskele ühe täpi peale vajutan, siis muudkui täppe tuleb juurde. Igat täppi saan ma välja venitada täpselt niisuguseks kujuks, kuidas mul vaja on seda kuju joonistada pärast. Aga väga oluline on see, et kui ma selle kuju õigeks ära joonistan, vastavalt siis sellele, kuidas ta peab mul pärast kuvama jääma, on ka see salvestamine. Ehk siis praegu ma teen selle maja natukene korrektsemaks, kuidas ta päriselt välja näeb. Ja siis ma näitan, et salvestamine on ka hästi. Et praegu ei teagi, miks see maja siis niisugune. Siin ikka on katus ja vaatame, kas siin on ka katus all. Siin on ka katus all. Siin on ka katus all, aga näete see nurk siin oli küll natukene viga. Teeme selle nurga natuke nõpremaks ja teen natuke suuremaks, et te näete seda, mida ma siin teen, miks ma liigutan täppe. Ja kui ma vajutan siin väikese täpi peal, siis täppe tuleb ainult juurde. Ma saan sellest suurest täpist jällegi viia siia nurkadesse nii täpselt, kui mul seda vaja on. Jah, on natukene selline kannatust vaja tegevus. Kaart tahab eest ära minna väikeseks tagasi, alati kui ma ühe täpi ära viin, jälle ma pean rullikuga siin rullima ja teda mängima siin ees, aga ma siiski olen kannatlik ja viin selle õigesse kujusse. Ja selle täpi kaardilt ja siit natukene nõuks halvasti. Viime selle ka siia. Ja nüüd ma salvestan, et siis vasakus servas kujukaardi peal alumine nupp, disketi kujuline ja siit tuleb salvestan muudatused tekst ja seda peab vajutama salvestan muudatused teksti vajutan. Kuju jäi selliseks, kõik koordinaadid joonistusid alla koordinaadi tabelisse. Et see nüüd veel kinnistuks, siis ma pean vajutama salvestan kuju ja aadressi nuppu. Ja nüüd on see kuju muutunud ja kui mul on vaja väikesi muudatusi teha, ma saan seda teha ka käsitsi, võrrelda neid koordinaate, mis on AutoCAD-i jooniselt võib-olla saadud ja siin käsitsi ka parandada neid koordinaadi väärtusi. Ja alati siis salvestan kuju ja aadressi ka vajutada. See on väga-väga oluline. Kipub ta ununema ja neid kõnesid tuleb sageli. Nüüd me liigume edasi. Isikute lehe ma jätan hetkel, kuid siiski ei jäta vahele. Ma juba tahtsin isikute lehte vahele jätta, aga ei jäta isikute lehte vahele. Kui teil on vaja energiamärgist hakata koostama ja teie taotlusele on seda vaja, siis uues süsteemis nüüd käib taotluse peal koostamine, energiamärgise koostamine ehitusloa taotluse peal või kasutusloa taotluse peal.
juhul, kui ei ole juba olemasolevat hoonet, et siis käib natukene teistmoodi, aga ma käsitlen siis seda, mis on ehitusloa taotluse peal. Selleks, et energiamärgise koostaja saaks energiamärgist koostama alustada, hakata, te peate isikute lehele energiamärgise koostaja lisama taotleja teatajana. Siis ta tuleb teie taotluse peale. Te peate ise seda talle ütlema, mingisugust teavitust talle selle kohta ei lähe, muul viisil, kui teie seda ise esitate talle, et nüüd on ta teie taotluse peal, te ütlete ehitusloa taotluse numbri või kasutusloa taotluse numbri või teatiste numbri, mis te teete. Tema oma töölaualt minu dokumentide nimekirjast loetelust selle taotluse leiab ja saab avada. Aga siis lisan isiku. Ma lisan siia hetkel iseennast, ehk siis ma näitan lihtsalt, kuidas isiku lisamine käib. Lisan taotleja teatajad ja siin loetelus siis ei ole praegu energiamärgise koostaja valikut rollina. Nii et taotleja teataja on õige valik, kui te soovite, et energiamärgise koostaja tuleb teie taotluse peale energiamärgist koostama. Taotleja teataja. Ja otsin lisatava isiku kas isikukoodi või siis ettevõtte registrikoodi järgi ja antud juhul ma sisestan siia iseenda isikukoodi. Mida ma peast ei suuda nüüd. Jätkan. Tuli siia minu nimi ja e-posti aadress on ka siis kohustuslik, eeltäidetud ja salvestan. Ja nüüd on siin teine isik ka ja mängult on siis minu isiku näol tegemist energiamärgise koostajaga. Salvestan kindlasti uuesti seda lehte ka, lehte peab salvestama ja nüüd ma liigun edasi dokumendi lehele, kus ma näen energiamärgise rubriiki. Ma täna ei käsitle projekti üleslaadimist, ehk siis selle osa ma jätan tähelepanuta siin, aga teie kindlasti oma taotluste peal sisestate ka projektid ja üldse lisadokumendid ka, mis teil on. Aga mina siin praegu pööran pilgu energiamärgise kohta ja siin on juba alustatud koostamist. Arvutusel põhinev energiamärgis, mis siis tähendabki seda, et ta on taotluse peal koostatud ja taotluse andmetega tegelikult siis seda koostatakse. Seda saab koostama hakata ka taotluse sisestaja, et see ei oma tähtsust, kes seda koostamist alustab ja selle rea siin avab, aga energiamärgise koostaja õigust omav isik saab seda ainult allkirjastada, teised ei saa allkirjastada. Ja ilma allkirjastamiseta ei saa ka esitada siis seda. Ja vaatame, mis siin meil on. Ja mul avanes siin nüüd arvutusel põhinev energiamärgis. Siia isikute lehele tuleb siis nüüd sisestada ikkagi isik rolliga energiamärgise koostaja. Vaatame, mis rollid siin on. Energiamärgise väljastaja on siin olemas roll. Ja kui te isiku olete eelnevalt oma ehitusloa või kasutusloa taotlusele või teatisele märkinud taotleja teataja rolliga, siis energiamärgiste koostamist avades selle blanketi pealt juba energiamärgise koostaja saab valida endale rolli energiamärgise väljastaja, mis siis annab talle ka õiguse seda allkirjastada pärast, et siin on kontrollid peal, teised isikud seda allkirjastada ei saa. Meie näidete puhul me oleme need eeltäitnud siia enda kolleegide andmetega, et ärge mõista praegu tähele pange, et meie kindlasti ei ole energiamärgise koostajad ega allkirja õigust omavad isikud. Ja kõik siis, mis puudutab energiamärgise koostamist, käib nüüd siin taotluse peal ja vastavalt siis sellele tuleb andmed siis koostada. Mõlema energiamärgise arvutuse kohta või koostamise kohta on siis juhendid, mida ma ka eelnevalt näitasin, juhendid, rakenduse kasutusjuhendid, et siin kohal me päris täitma energiamärgist ei hakka. Siin täna siis infotunnis.
aga kõik lisad, kokkuvõtted, mis täpselt siin energiamärgise arvutusel siis tuleb sisestada, täpselt niimoodi siis märgise koostaja saab seda siia sisestada. Nii, ma vaatan, mul oli veel üks näide, ma näitan ühte teist kohta ka, ma võin tulla sellesama taotluse peale ka tagasi, kui on vaja või on täpsustavaid küsimusi, saavad ka minu kolleegid mind toetada. Ja ma näitan siis, kuidas olemasoleva hoone energiamärgist saab koostama hakata. Ma lähen avalehele ja ma sisestan kaardiotsingusse ühe ehitusregistri koodi ja vaatan tasu selle hoone andmeid. Tegemist on tehnikakõrgkooli peahoonega ja vaatan selle ehitusregistri koodi peale. Leian ehituse energiamärgised ja ma näen, et tal on kunagi olnud D-klass, aga see on kehtetu. See on olemasolev hoone ja kui siia nüüd on soov uut energiamärgist koostada, siis sellest energiamärgise jaotisest tulebki seda tegema hakata. Koostan uue energiamärgise. Jällegi koostajaks on energiamärgise koostaja õigusi omav isik. Kui te olete nüüd vahepeal eelmises versioonis, mis veel kehtis, energiamärgise koostanud, teie taotlus on vahepeal tulnud tagasi täiendamisele ja te eile ei näinud, et seal oleks energiamärgiks seotud, siis ärge muretsege. See ilmub sinna tagasi, kui te olite selle varem sidunud oma taotlusele. Et kui see ei olnud täna hommikuks teile tagasi, siis kindlasti te võite sealt meile märku anda, otsime ükshaaval need üles, aga veel eile oli suurem paranduskanne meil ehitusregistris ja vahepeal kaotsi läinud energiamärgised ilmusid jälle taotlustada tagasi. Kontrollige see kindlasti üle ja kui te leiate veel midagi, mis on kaotsi läinud, siis kindlasti andke meile sellest teada.